oli väike mõte täna Zugspitsi otsa ronida, aga tänane ilm kahjuks seda ambitsiooni mitte kuidagi ei toeta. Isegi sealt ülevalt vist ei paista praegu midagi. Mis ma siis teen? Eks ma hakkan vaikselt astuma Heitse poole ja vaatab siis järve või kuidas siin kujuneb. Aga praegu möödun siis Kalmisch-Parkenkircheni Kalmischi osa autojaamast taas. Ja mäed, tipud pilvedes. Et milline see Zugspitz siis see Saksamaa tipp on. Tõenäoliselt see lumine seal. Kui kõrge ta on, seda hetkel täpselt ei näe. Aga kui üles hetkel minna ei saa, siis ma astun siin all. Kui sul jätkub tahet, siis väga pole vahet. Sadagu või rahet, ikkagi on lahe. Väga huvitav. Kas seal taimekesed kasvavad kunst päikese all? Jalutajad ikka jalutavad, sest neile meeldib jalutada. Ratturid ikka sõidavad ja kilomeetreid võidavad. Jooksjad ikka jooksevad, on teinekord veel hoogsamad. Jõuan Hammelsbachi. Hammelbach on ilus küla, isegi vihmaga. Väike kaardi vaatamine. Hetkel ma olen siis juba Krainau lähistel 750 meetri kõrgusel. Heipse 885 meetrit. Siit mingisugune 4-5 kilomeetrit jalutada. Aga siin on nüüd need tippude nimed kirjas, mis on väga tore. Zugspitz jääb kusagile sinna kaugemale. Seda võib visuaalselt paista madalamale kui mõned teised. Järgmine kõrguselt paistab Alpspitze ka üle 2600 meetri. Sinna läheb teine kondel või raudtee. Aga nüüd vaatame siis looduse poole. Ja need on need samad mäetipud. Krainau on Hammelbachist vähe suurem koht. Samuti ilus ja nagu näha, hotelle täis. Pole käime siit täpselt samuti asub üks Zugspitze Bahnhofidest, üks jaamadest, kus saab siis võtta Zugspitze rongi ja sõita kondlini, mis viib mäetippu. Jalutuskäigu Leitse äärde pole iseenesest viga. Neid mägesid saab ühe ja teise nurga alt näha. Seejuures ise tuleb ronida mitte vähe ja mitte mõnusat teed mööda. Olen päris Heipse juures. Siit peaks nüüd saama üles sõita Zugspitze otsa. Hetkel näib aga, et midagi ei liigu. Muidugi ilm on kah vastu. Aga ma vist lähen vaatan, mis seal siis paistab või ei paista. No nii, olengi sõidu järjekorras. Tuleb välja, et need sõidukid käivad kord 15 minuti tagant. Ja sealpool paistab siis Heipse. Sõiduk jõuab praegu ülevalt alla kohale. Oli just paras paus, et omale vatid selga panna, sest üleval on ikkagi miinuskraadid. Sõiduk on päris suur. Inimesi õnneks üsna vähe. Leidsin sellise üksiku nõrga, kus loodetavasti saab ka maskita istuda.
vähemasti distantsinõue on täidetud. Ja lähebki sõiduks. See on see juht või kes iganes saatja tuli ka peale. Jõnks ja minek. Ja kirjade järgi peaks sõit kestma äkki umbes 10 minutit isegi. See on üsna pikk ka. 1900 meetrit. Samas väljas saab korralikult, nii korralikult, et kaamera isegi ei fokusseeri ära seda pilti. Põhiliselt tuleb silmadega vaadata. Siin kõrgusel on juba jäädeläsed tunda. Kuulda tähendab krõbisemas vastuvõtus. Mäeservadel on näha tõsimust lund. On tunda, kuidas temperatuurid lähevad madalamaks, läheb külmemaks. On kuulda tuulevihinat õues. Nüüd on kõik juba praktiliselt täiesti lumega pääetud. Suuks püšel olla 3 liustikku, 2 üsna suured, kõige suuremad Saksamaa piirkonnas. Ja jõuamegi kohale. Siuksed jaama uksed. Ja siit näitas, et tippude inimeseks tuleb ronida siit trepist. Et igavesti suur ehitis on siia üles tehtud. Aga väljas on siin hetkel korralik talv. Ei näe peaaegu midagi. Lumi on suur. See siis selle ehitise katusel. Aga siia üles saab ka täiesti traditsioonilist posti saata. Ja siin on isegi, et kell 10 on kasti tühjendusaeg. Münchner Haus. See on vist mingisugune hütt, kus siis mägironi omad tõsisemad saavad ka ööbida. Zugspitsi otsast jookseb läbi Saksamaa ja Austria piir. Siit me näeme, et siit on kohe võimalik Austriasse minna, Tirooli. Kui ei olnud veel Schengeni liikmed mõlemad, siis olid siin ka piirivalve. Ja nüüd saab vabalt liikuda. Ma olen jälle otsapidi Austrias. Ja selle toomi nimi on jääkristall. Siin räägitakse siis, või tähendab lumekristall, siin räägitakse lumekristallidest. Aga vaated alla on täpselt sellised. Et kujutame ette, et seal kusagil on Saksamaa ja seal kusagil, ma ei tea, kus pool nüüd on see Iibsee näha. Ja siin ei näe mõnekümne meetri kauguselegi. Ega see nüüd siis peaks olema see päris tipp. 2962 meetrit, kui ma õigesti mäletan, no igatahes peaaegu 3 kilomeetrit kõrgemale pinnast. Mõõtmiste üle on siin natukene vaieldud ka, et on antud mingisugune vahemik minevikus. Lihtsalt lõpuks on mingi number kokku ja enam-vähem lepitud. Aga jah, ligi 3 kilomeetrit, 3 kilomeetri kõrgusel. Tõsine talv ja täiesti sajab lund jätkuvalt. No loomulikult
praegusel hetkel see alumine sissepääs ja see ronimine on suletud. Ise ei saa seda tipuposti ära katsuda. Siin on kirjas, mis mägesid siit nägema peaks. See silt ise on mitte ainult lume, vaid lausa jäise lumega kaetud. Proovisin siit natukene seda ära õõduda, et pilti näha, aga no ei, see küll läbi ei lähe. Ja need on siis need kujuteldavad mäed seal taga. No peab ütlema seda pilti nüüd siin vaadates, et tõesti poleks olnud hea mõte alt ise ronima hakata. Ka vahepeal saab siin sees käia ja midagi muuseumi moodi asja vaadata. Siin on veel mingid atraktsioonid. Ma ei saa isegi aru, kas isegi on võimalik nagu tavalise rongiga siit kusagile maale allapoole laskuda. Ja huvitav. Ja see on siis gletscherpaan, mis peaks mind viima mõned sajad meetrid allapoole Galapši seda kurstikku vaatama. Siin see saatja rääkis, et tegelikult on üsna ebatavaline, et siin augustis, praegult on ju täna 30. august, kui ma õigesti mäletan, et augustis tavaliselt sel ajal veel sellist lunda ei ole siin üldse, et tavaliselt on normaalne ilm ja normaalsed vaated. No see seal eemal peaks nüüd olema küll Saksamaa kõige kõrgemal asuv kirik 2600 midagi meetri kõrgusel. Siin maja peal info ütlebki, et on 2600 meetrit see kõrgus. Siin on mingisugune söögikoht ja no kirik on tiba kõrgemal. See peaks siin suusatamise piirkond olema, et no jah, tänase ilmaga isegi väga ei suusata vist. Leidsin ikka päevas ja üles tulla peab nüüd ütlema, aga näed, rahvast on. Veel miskid vaateid jutumärkides. Ega tõesti ei ole suurt näha. Siin on täitsa miskid rajad ka olemas, aga no oleme ausad, tänase ilmaga neid väga matkatavad ei ole. Et see lumi siin ka tegelikult on niisugune, mitte nagu kohev lumi, vaid niisugune nagu löltsine, kergelt sulane, et -0 ja -1 ja 0 kraadi vahepeal võib see temperatuur olla. Et ja üsna keerulised tingimused. Jep, nagu näha, ma olen rongis 2600 meetri kõrgusel rongis ja seesama Zugspitzeplatil peatuv rong hetkel peaks viima Garmisch-Partenkircheni välja ümberistumisega ilmselt. Ja huvitav kogemus nii kõrgelt alla hakata sõitma. Sõita on siiani kulgenud koopas, et ega välja suurt ei näe. Vahepeal oli neid kõrguse meetrid, et oleme nüüd juba taas allpool 2000 meetrit. Ja inimestel igavekaks siis telekast näidatakse infot. Alguses oli lugu, et kuidas seda neid Zugspitze Kabelkaare ühislautajaid ehitati. Ja nüüd on siis olümpiamängudest ja suusatamisest. Die Bayerische Zugspitzbahn, Bayeri Zugspitze rong ning Garmisch-Partenkirchenisse tagasi. Ega muud kui tavapärased toimingud ja sellega on tänane seikluspäev lõppenud.